võtad niisuguse 3 kilose augi enam-vähem, paned siia klõps, teed siit sisse lõike, esimese ja siis esimese lõikega saab sellise 1,5 filee kätte. Üks pool. Nii. Ja nüüd teine pool. Teed samamoodi. Kõpsti. Seisa kinni. Natukene. Noh, kus see silmak käib. Noh, ei näe. Aps, teine pool vile. Ja nüüd, kõige parem tükk on siin kõhu äär. Seda lõikad siit lahti nii, kus sa tahad. Ja näed, ja seda ka. Siis see on praegu ära kõige parem. Nii, nii kaua näitab, kus see kõhu äär ära võtta, kui kahvli tuuakse. Samamoodi, siis moodi. Teed puhtaks. Ja kõhu äär saad niimoodi hästi tükid kätte näed. Vaat siit niimoodi. Saps. Kus maha üks? Jah, saps, puhas, filee, kõige see. Üks ja siit saab ka väikse jupi veel kui vaja. Saps, olemas. Pärast praadida, väga hea. Väga proov. Kui siia jääb midagi kinni, siis võib selle siit lihtsalt ära lõigata see jupina. Nii, nüüd on rivid, võtan välja. Aps, niuke, väike tõmme. Ja nüüd alustame siis neid. See, mis kurku kinni jääb, need luud. Nii, võtab siit samamoodi. Vaata, siit katsud näpuga. Tunned, siin jookseb niuke triip. Ütleme üks sent, kus ribid lõpevad. Siin on niuke koht. Ja siis paned lihtsalt siit niimoodi kinni ja nüüd pead vaikselt, et sa neid läbi lõika. Pead tulema sealt poolt ribisi. Tuleb niimoodi ja siis sisse lõika. Nii, ja siis lähed vaikselt siit niuke, et siit sisse ei lähe. Pead tunnetama kogu aeg sellega. Ribi. Noaga, jah. Vaikselt lähed siit niuke. Nii. Ja see ongi puhas ilma luudeta tükk nüüd. Harku mina võtan niimoodi. Lähed siit niimoodi. Jah. Nüüd sealt poolt ribi või juba seda, jah? Seda, jah. Ja lihtsalt siis sealt. Jah, ja näed siit niimoodi. Op, ja näed, nii palju jääb järgi seda. Jah, seda ohtlikku osa. Jah, et see on niuke, siit kes tahab, võib endal kotletid ja lased 3 korda läbi hakiga masinaga, võid ära kaaluda, siin on 50 grammi lihane. Jah. Ja siis, järgmine etapp. Võtame naama. Ja ongi puhas, see on tühi. Vile on siin, nahk on siin. Siin võib olla, siia jääb, siit sa ei saa kõike neid luid kätte, et siit osalt jääb sabast nii või naa, siin läheb teised luud ka. Et seda sa ei saa kõike kätte. Kui on näiteks kala palju, siis võib, ütleme siit maalt 1/3 lõigata ära ja teha sellest hakkliha. Ja siit, ütleme siit maalt on kõik täitsa puhas. Et siia jääb, niikuinii kätte ei saa seda. Selle võtad lihtsalt teistpidi ette, et teine oli sul teistpidi ees, nüüd on sul seda pidi. Võtame jälle samamoodi ribid ära. Siit niimoodi.
Pibid võetud. Nii, nüüd ma näitan seda, mina teen tegelikult niimoodi, kuidas oleks tegelikult parem seda arkluud veel võtta välja, on niimoodi. Jah, et ma olen ka teinud niimoodi, et võtan kõigepealt naha maha. Siia, võtame kõigepealt naha maha. Nii, võtame naha maha. Ütleme, esimene variant oli parem siis, kui sul on ilge tööpind on must, et sa ei saa nagu väga puhtaks seda geeniliseks. Nii, kaps maas. Nii, nüüd me teeme selle siit ka töölaud puhtaks, siis panen ta selle vilee nüüd siia. Et kui must, siis on hea, kui ta jääb naha peale kinni, aga täna võib ka niimoodi teha. Siin on nii. Ja siit samamoodi, nüüd ma võtan vilee teistpidi ette. See on nüüd see nahapoolne osa. Ja, jälle samamoodi tunned ära, kus see naha on. Näed, siin on näha, kus on luud jooksevad sinna lõpuni välja. Ja nüüd võtad selle seljapoolse osa jälle ja lähed vaikselt jälle niimoodi. Jälle sealpool luuid. Sealpool seda selgroogu. Nii, ja siis jälle hakkad niimoodi vaikselt siit minema. Pead tunnetama, et see seda läbi lõika. Nii. Ja ongi olemas. Üks tükk. Ja siis. Ja nüüd tuleb siis see arkluu osa, see piduliku osa ära. Vaat, selline jääb järgi. Ja siin on jälle puhas vilee. Jaa. Need, kui sa paned sinne põhimõtteliselt kokku, ega siit midagi nagu kaduma ei lähe. Jah, ainult siis see osa. Ütleme siit, ainult see, mis sul siit luud välja lõikad, see on väga vähe. No nii. No aitäh! Aitäh!